Rocca al Mare Vabaõhumuuseumisse koondatud majade mõte on näidata külastajatele, missugustes elamutes vanasti elati. Nüüd seisab nende kõrval ka üks tänapäevane, 21. sajandi alguse arhitektuuri, tehnoloogiaid ja materjale tutvustav puitmaja. Kui eestlasele öelda puidust maja, siis assotsieerub kohe see tüüpiline käsitööpalkmaja, mis ka tänapäeval on üks alternatiive ja võimalusi. Ja lisaks käsitööpalkmajadele on võimalik ka liimpalgist või masinpalgist toota. Valdav enamus on ikkagi tänapäeval läinud puitkarkass hoonete peale ja seal on ka, kas on priikat-tehnoloogial, elementtehnoloogial või moodultehnoloogial, et see on niivis, et palju siis tehases valmis tehakse ja palju tööd jäetakse platsi peale. Ja viimased tehnoloogiad, mis on siis turule tulnud, on riskiht puittehnoloogiad ja selles konkreetses projektis on toodud nii liimitud ehk CLT ja naelutatud riskiht puit ehk MHM. Ja selle hoone mõte oligi, et näidata neid võimalusi ja tuua reaalsesse hoonesse. Siin põhimaja osa on ehitatud puitkarkassil ja tarnitud elementidena platsile ja monteeritud. Siis siin kõrval hoone lisamoodul on toodud ühe moodulina platsile, kus ka tehases on vundament valmis toodetud ja selle lisamooduli siis seinad ja katuslagi on riskiht puit CLT-st. Ja kui me nüüd jalutame siia kõrvalhoonesse, mis on oma otstarbelt õuesõppepaviljon ja saunamaja, siis selle hoone seinad on siin MHM-ist, riskiht puit, mis on naelutatud. Peamaja on plaatvundamendil püstitatud, aga kõrvalhoone on terasvaipostidele, et just ka neid vundamenditehnoloogiaid tuua. Siis peamaja katus on näiteks teraskatus, kõrvalhoonel on kivikatus, jälle tuua neid alternatiive. Ja oleme ka toonud integreeritud päikesepaneele, et esifassaadis ja rõdupiire on ka ühtlasi päikesepaneel ja kõrvalhoone katusesse on ka integreeritud üks päikesekeskus. Ja akende puhul on niiviisi avatäidete puhul, et me kaasasime siia 4 erineva tootja aknad, et väliselt esimeses hetkes visuaalselt sellest nagu aru ei saagi, aga palju oldi valmis ühe ettevõtte poolt panustama ja oleme ka natuke erinevaid aknatüüpe siin proovinud demonstreerida, nii väljapoole avanevaid kui sissepoole avanevaid. Kompleksi arhitektuur on standardlahendus. Seda on lihtne modelleerida ning vastavalt tellija soovidele laiendada ning oludega kohandada. Praegu elab samasugustes koduks või suvekoduks tellitud majades rohkem kui 100 peret Eestis ja välismaal. Kuid kogemus näitab, et sama hästi sobib kompleks ka töökeskkonnaks. No, maja seinte puhul ka, et need viimistluslahendused nii seest kui väljast on erinevad. Antud ruumis, kus me praegult oleme ja üldse ka majas paljudes teistes ruumides, sisearhitekt soovis tuua võimalikult looduslähedasi materjale ja selliseid heledaid toone. Siis antud hoone puhul on toodud kasevineertahvlid. Ja siis on ka siin puiduspoonil looduslikud viimistluslahendused. Et tegelikult puitmaja annab väga palju viimistlusvõimalusi, nii nagu ka iga teine majatüüp. Kui me räägime puidust ehitamisest ja antud museaal tutvustab ühte elumaja alternatiive ja sellist väiksemat hoonet, siis tegelikult kõik need tehnoloogiad, mis siin on näidatud, võimaldavad ka selliseid suuri ühiskondlikke hooneid, kas need on lasteaiad või koolid ja samamoodi kõrgemaid hooneid, on need kortermajad, kontorihooned, et need samad tehnoloogiad, mis siin on eksponeeritud, võimaldavad ka kõrgusesse ehitada. Kui vallajuhid Tammistesse lasteaeda planeerima hakkasid, otsustasid nad kõigepealt, et hoone tehakse puidust.
kuna ehitus nihkus sügistalvisele ajale, langes valik tehases valminud elementidest maja kasuks. Ja kolmas, kõige olulisem otsus oli, et lasteaed tuleb ehitada tulevikku silmas pidades. Tammiste oli selline piirkond pikka aega, kus puudus lasteaed ja üldse haridusasutus. Siis mõtlesime selle maja ehitada sellise, et kui laps ikka järjest tuleb ja külaelu areneb, et oleks võimalik lihtsa moodusega juurde ehitada ja saada siis igal etapil midagi uut, aga ikkagi sarnast, mis juba oli. 2023 peaks valmima siin külakeskuskool, kus siis oleme mõelnud niipidi, et need lapsed, kes lõpetavad siin lasteaia perioodi, et need saaksid jätkata algkoolis. Et kui me seda vaheaega siin tekitame, siis me nendest lastest lihtsalt jääme ilma, nad suunduvad Pärnu linna ja sealt tagasi tulla ja ei ole neil kerge. Ma arvan, et kõige olulisem võib-olla on see, et ta ongi lasteaia jaoks projekteeritud ja see annab ka võimalused selleks, et lastel on piisavalt ruumi ja võimalusi tegeleda kõikide nende asjadega, millega neil on soovi tegeleda. Näiteks suur pesuruum annab võimaluse vee- ja liivakeskusega mängimiseks. Siis rühmades olevad lükanduksed annavad võimaluse ruumi teha nii väiksemaks kui avaramaks. Eraldi moodulitest rühmad annavad sellise privaatsuse ja eraldatuse, samas ühendkoridor, mis läheb rühmade tagant, annab võimaluse kiiresti kõikide ruumide vahel liikuda. Siis on meil väga hästi kasutuses ka peaukse juures olev puitterrass, kus me tavaliselt korraldame üritusi ja kogunemisi. Tänaseks ei ole ta veel kuidagi näidanud seda puuduste poolt oma tõsiselt võetaval moel, et ekspluatatsioon on see, mis säilitab maja ja pikkadeks aastateks. Ma mõtlen siin nii fassaadi hooldust kui ka igasuguse süsteemi hooldust, mis on perioodiline ja nende nõuded tuleb täita. Siinne keskkond ja maja on andnud kindlasti oma osa meie lasteaia väärtusele ja õppimisele, et me oleme 10 aastat juurutanud õuesõpet, oleme tegelenud terviseedendusega ja ka keskkonnasäästlike projektidega ning loonud õuesõpperaja. Ja lastele väga meeldib. Seda, et selge eesmärgiga arendaja, tervikliku visiooniga arhitekti ja kvaliteetse ehitaja ühistööna sünnib omanäoline ja mõnus elukeskkond, tõestab ka Stockholmi lähistele rajatud väike puust linn Lillgården. Selle Lillgårdeni projekti eripära on just see arhitektuurne välimus ja läbimõeldud kogu kvartal, mida tegelikkuses ehitatakse 3 etapis. Sellest tänaseks on 2 tükki valmis. Meie olime siis valdavalt seotud 2. etapiga ja täna planeeritava 3. etapiga. Me ise maja sees oleme seda kutsunud selliseks ägedaks Pullerby külaks, kus peaaegu iga maja on siis erineva värviga ja ta on üks tervik, aga samas on hästi erinev. Ja sellega seoses väljakutseid kindlasti ka ehitaja, projekteerija ja tootjana on päris mitmeid, et materjalide valik on üsna mitmekesine ja et õigetesse hoonetesse läheksid õiged komponendid, et kuna need värvid ja profiilid ja lahendused on igal majal natukene erinevad, siis eks seda sorteerimist ja planeerimist on rohkem kui ühe joonega hoonete puhul. Lillgården on Rootsi puust linna moodne versioon ja jätab sooja ning hubase mulje. Ridaelamud näevad välja küll ühetaolised, kuid erilisust ja varieerumist on püütud luua värvilahenduse ning detailide ja rütmide vaheldumisega fassaadil. Just erksad värvid, väikesed detailid ning haljastus annavad uuele asumile aedlinna iseloomu. Et alati see arhitekti töö on leida seal ruumis mingit potentsiaali. Kui sul on väga tihe asustus, siis sul just loevad ja väga palju privaatsed igast nurgased maastiku arhitektuursed detailid ja sellised, et seda eraldatust teha. Ja põhimõtteliselt, kui nad ongi nagu ühesugused ridaelamud, siis
see ümbrus, mis sa sinna ümber lood, võib olla igal juhul alati erinev, et ta ei pea üldse täpselt sama olema. Selle konkreetse projekti puhul lahendasime projekti siis elementmeetodil, kus meie tehases toodeti tasapinnalised elemendid, nad on kihiliselt kokku pandud ja kõik konstruktsioonid ehk siis välisseinad, siseseinad, vahelaed, katused ehitati paneelmeetodil elementidena tasapinnaliselt, monteeriti kokku ja iga elemendi mõõt sõltub siis natukene sellest konkreetsest arhitektuurist, aga tavaliselt nad jäävad vahemikku 2,5 korda 7, 2,5 korda 10 meetrit ja olenevalt siis vahelagede kõrgusest ja ruumide konkreetsetest mõõtudest võib see elemendi suurus siis kõikuda maksimaalse suurusega olla 4 korda 12, 4 korda 13 meetrit. Et suuremaid elemente ei ole mõistlik, kuna transpordikulud ja monteerimise ajad ja täpsus lähevad natukene käest ära. Ja mõistlik vahemik on selline kõrgus 2,5 kuni 3 meetrit ja pikkus siis 7 kuni 10. Kolmandat etappi praegusel hetkel planeerime koostöös meie Rootsi-poolse partneriga ja sealne arhitektuur on tänaseks juba paika luksutatud ja väga suuri muudatusi eelmiste etappidega ei ole. Kindlasti ehitatakse seda sarnaselt tehaslikul toodetud elementide meetodil, kuna kõrval juba valmis olevates hoonetes inimesed elavad sees ja nende elu ja kogu seda keskkonda võimalikult vähe häirida, et suurt kopsimist ja müra seal platsil hoonete karbiehituse perioodil ei toimu. Rootsi arhitekti Elisabeth Elmertofti loodud Lillgårdeni terviklahendus on küll omanäoline, aga majad ise on ikkagi lihtsad. Paratamatult tekitab see küsimuse, kas tehases tootmine seab arhitektuurile oma piirangud. Me oleme omamoodi tuntud maailmas selle poolest, et me teeme lihtsalt hästi ja kvaliteetselt, aga nende oodide ja selliste erilahenduste puhul on just nii, et Eesti majatehas tihti on nagu paindlikumalt üles seatud kui mujal maailmas, kui sul mõni Saksa majatehas on nõus tegema päevas 200 ühesugust majas, siis meil oleks nõus tegema neid erilahendusi, sest meie tootmised on niimoodi seadistatud, et seda on lihtsam teha. No meie ei ole siiani ühtegi tüüpmaja veel ise päriselt niimoodi teinud, et oleks täpselt samasugune ja ühesugune tüüpmaja. Loomulikult seal saad ikkagi arhitektina olla ka nii loov, kui parasjagu sa ise suudad olla ja teostada ennast väga hästi. Sa pead lihtsalt mõndasid nagu tehnilisi nüansse teadma, seal on tavaliselt selle tootmise protsessis ja transpordis on natukene piiranguid. Aga muidu põhimõtteliselt kõik on võimalik alati ja saad teha, mida ainult soovid. Pigem tuleb arvestada elementide mõõtudega, sest logistika ja transport esitavad oma kindlad nõuded. Lisaks eeldab eriilmeliste elementide tootmine ka tehaselt selget süsteemi ja korrastatust. Kuna majad on natukene eriilmelised väljastpoolt, siis tootmist mõjutab see mõningal määral ka, kuna ei ole võimalik toota niimoodi, et sul on üks voodrimaterjal, üks hunnik mingisugused liistumaterjalid ja viimistlusmaterjalid, vaid kuna iga hoone boks või ridaelamu boks sealt on eriilmeline, siis neid hunnikuid on lihtsalt väga palju ja väga hea süsteem peab olema, et seda efektiivselt siis tootmisüksuste vahel ära jagada ja logistiliselt kogu seda asja koordineerida. See on päris omajagu väljakutset, aga kui seda projekteerimisfaasis ja planeerimisfaasis väga hästi teha, siis on võimalik seda tööstuslikult edukalt toota. Aga kindlasti on ta suurem väljakutse kui ühe halli tooniga otsast lõpuni ehitades. Kahe 2015. aastal sai Stockholmi eeslinnas Kalhelis valmis uus nüüdisaegne raudteejaama hoone, mida kasutab kuus ligikaudu 120 000 reisijat.
veidi aega hiljem kerkis selle kõrvale sama arhitektuuriga, kuid mahult natuke väiksem bussijaam. Eestlaste toota ja paigaldada olid mõlema hoone Siberi lehisest fassaadid. Lehis on üks väheseid puitmaterjale, mida võib ka jätta töötlemata, et kui on tagatud piisav tuulutus, siis ta ei hakka mädanema ega hallitama, et ta on sedavõrd vaigune ja tihe puit ja selles mõttes ka nagu väga unikaalne. Et jah, antud juhul põhiline töötlus, mis taga tehti, oli tuleimmutus. Kuna Eestis Rootsis nõutud immutusvahendit ei ole, tuli kogu materjalikoorem laevaga Rootsi saata ja töödelduna tagasi tuua. Aga see, kuidas toota fassaad nii, mis näeks valmishoonel sama efektne kui arhitekti joonistel, tuli välja töötada Eesti inseneridel. Tegu on siis Kjellhälli rongi- ja bussijaama fassaadi lahenduse sellise näidistükiga. Siit on näha, et kogu väline nähtav osa on lehis, seespool tavaline kuusk. Ja mis teeb selle veel eriliseks, on siis see, et mis oli juba ka arhitekti nõue, ehk siis see kooniline lehise osa peaks olema kokku liimitud 2 erinevast tükist, mille mõte on tagada talle pikemaajaline kujukindlus, et ta kuidagi ei väänduks ega ei tekiks mingit pragusid või taolisi. Et need puidu aastarõngad on kokku liimitud siis selliselt, et lähevad teine teisele poole. See on siis see viis, kuidas tagada tema eriliselt hea stabiilsus ja kujukindlus pika aja jooksul. Tegemist on siis selliste kooniliste profiilidega, mis on välisfassaadil ja arhitekt oli ka ülinõudlik selles suhtes, kuidas näiteks elemente tuleb kinnitada. Väga väiksed tolerantsid olid jäetud, et jätaks visuaalselt sellise mulje, et nad jookseksid võimalikult ühes reas seal fassaadis, et neid liitekohti oleks minimaalselt näha või et ei oleks üldse näha. Kogu 1600 ruutmeetri suurune hübriidmaja fassaad pandi kokku 3 meetri kõrgustest ja 7 meetrit laiadest paneelidest ning eksimisvigu siin ei lubatud. Umbes 0,5 millimeetri täpsusega peaks elemendid siis üksteise peale paika saama, et see profiil ülevalt alla võimalikult täpselt jookseks ja liitekohti näha ei jääks. Et selline nõudmine, pehmelt öeldes, ei ole tavaline, et selle täitmine on eriti suur väljakutse. See õnnestus. Tundub ehk üllatav, et Eesti puitmajatehaste üks populaarsemaid majatüüpe, mida Põhjamaad meilt tellivad, on mägimajad. Mägimajad on täitsa omaette sektor ja Norrat nimetatakse ka nagu mägimajade maaks, et kui seal on alla 5,5 miljoni elaniku, siis üle 425 000 mägimaja ja öeldakse, et iga 3. leibkonnal on ligipääs nii-öelda. Ja need mägimajad on suurusjärgus 5000 maja aastas on see turumaht, mida ehitatakse ja see on üks osa kultuurist ja tänapäeval see nišš ja turg on ka väga kasvav, kuna ka norrakad reisivad vähem, nad soovivad kodumaale investeerida. Norefjell on Oslo lähedal asuv suusakeskus, mis sai eriti populaarseks peale Oslo olümpiamänge, kui Norefjellis peeti mäesuusavõistlused, slaalomi- ja kiirlaskumisvõistlused. Olümpiamängud toimusid 1952. Peale seda saavutas piirkond väga suure populaarsuse, hakati ehitama palju puhkemaju. Populaarne oli just Oslos ja Oslo ümbruses elavate inimeste hulgas, sest piirkond on Oslole lähedal. Tänaseks on seal välja kujunenud Norra üks populaarsemaid ja kallimaid suusakeskuseid.
ja ta on eriti ongi populaarne talvel, kui on seal suur melu ja inimesed käivad puhkamas ja suusatamas. Eestlased on Nurefjelli puhkekeskusesse ehitanud eri aegadel 20 elamut, nii väiksemaid kui ka ridaelamu tüüpi, aga ka väga luksuslikke 500 ruutmeetriseid maju. Järve vastaskaldal Turufjellis on valmimas 10 Eesti majatehases toodetud vaba aja maja. Meil on see töökorraldus niimoodi korraldatud, et me müüme ainult oma standardlahendusi, seda kontseptsiooni ja Norras meil on oma toode, oma bränd ja meil on 10 edasimüüjat ja nemad on siis see vahelüli meie ehk tootja vahel ja lõppkliendi vahel. Ja nemad korraldavad seal platsitöid ja samamoodi neid materjale, mida siit ei ole mõistlik tarnida, võetakse koha pealt, et see on ka meil ära jaotatud, et mis on mõistlik seal koha peal nii osta kui korraldada. Kõik Nurefjellis meie poolt ehitatud majad on elementmajad, mis on tehases toodetud ja meie poolt siis objektil püstitatud ja lõpuni ehitatud. Meie töö oli alates vundamendist kuni võtmed kätte, välja arvatud eritööd, aga kõik sisetööd tegime ka meie. Nurefjellis asuvad majad on kõrgusega circa 1000 meetrit üle merepinna. See tähendab seda, et talved on seal väga lumerohked ja kohati väga ekstreemsed. Ja see kindlasti seab teatud väljakutse hoonete paigaldusel ja ehitusel. Kui talvel toimub paigaldus, siis ehitatakse vundamendid sügisel. Et talvel vundamenti ehitada ei saa, tehakse sügisel valmis, aga meil otsest takistust ei ole talvel paigaldada. Me saame maja kiiresti monteeritud, oleneb maja suurust, aga see on päevade küsimus ja seejärel on juba lihtsam sealt edasi teha. Elementmaja eelis ongi see, et ta kiiresti karbi kokku saaks ja siis on juba lihtsam edasi teha. Norra on väga pikk riik ja fjordid ja mäed tegelikult tuleb väga tõsiselt logistika peale mõelda. Ja see meie keskmine maja mahutub kuskil 1,5 rekka peale ja me tarnime neid priikat-tehnoloogial, mis tähendab, et kõik puit on õigesse pikkusesse lõigatud, sealhulgas voodrilauad nii sees kui väljas, liimpuitalad, karkassimaterjal, et ehitajal väga vähe on vaja saagi välja võtta ja tegelikult ei ole ka väga paljudesse kohtadesse võimalik suuri mehhanisme, kraanasid nii edasi mägedesse tuua, nii et platsi peale siis jõuavad kas suurematest maalaadimiskohtadest pakkide kaupa, mida viib sinna siis traktor või sellise järelhaagisega nagu, et see ongi ka üks põhjus, miks see priikat-tehnoloogia just seal Norra mägedes on ennast õigustanud ja sinna ei saa maja, mis on valmis tehases tehtud moodulina. See läheb üle mõistlikult kalliks. Vaba-ajamajade ehituses lubatakse kasutada vaid puitu. Tõsi, viimasel ajal on fassaadil ja interiöörides näha ka looduslikku kivi. Samuti on reguleeritud katusekattematerjalid. Norrakad ise eelistavad oma traditsioonilist mätaskatust, kuid lubatud on ka laud ja bituumensindel. Suurem osa meie mägimajadest on mätaskatustega, et nad sulanduksid ilusti sinna looduskeskkonda, samamoodi ei häiriks nii-öelda seda üleval oleva mägimaja omaniku vaadet. Nende aastate jooksul on ka, ütleme, kui varasemalt olid aknad siuksed väiksed ja sprossidega ruudustatud, siis tuuakse ka suuremad aknad
mägedes see arhitektuur muutub, tahetakse valgust tuppa ja vaadet välja ja Mägimaja on norrakale selline kohtumiskoht, kus nende lapsed, lapselapsed tulevad, sõpradega saadakse kokku ja tegelikult veedetakse kvaliteetaega. Ja keskmine Mägimajade selline suurus, mida meie siin tarnime, on kuskil 110-120 ruutumeetrit ja standardid on täpselt elumajadega võrreldavad. See, et tulevikus enamik maju tehases valmis ehitatakse, on paratamatus. Aga mis materjalist ja missugune on nende hoonete arhitektuur, oleneb ennekõike arhitekti ja tellija koostööst ning nende soovist majale ka oma eripära sisse panna. Tehase maju ma jagaks ka kahte liiki, et ühed on need, mis on ühekordse projektiga tehtud majad, näiteks kortermajad, mis pannakse tehase moodulitest kokku ja nii edasi, mis on tegelikult kohaspetsiifilised, kuhu tulevad lihtsalt need moodulid tehasest ja seal on need ikkagi ühekordne arhitektuur, mis arvestab ilmakaarte ja kohaga. Ja teine tehase arhitektuur on selline, mis valmib või mida müüakse tootena, et sa saad kataloogist vaadata, võt sellise maja tahan, 3 tuba siin, 1 tuba siin ja võt selle võtan ja tõstan enda loovi. Et sellise tehase maja puhul on küll võib-olla see identiteet selline veidi geneeriline, aga ma arvan, et see oleneb ka arhitektist, et kes seda teeb, et me oleme isegi mõned tehasemajad joonistanud ja üritanud ikkagi neid teha selles mõttes omanäolisi, et nad oleksid äratuntavad ja et nad ei oleks puhtalt sellised nagu majatoorik lihtsalt, et ta läheb kuskile õue peale ja kõik, et ma arvan, et see nagu kunagi Eesti Ringvaates, mis oli mustvalge, et seal üks vana kartulikorvi tegija ütles, et ei see sama kartulikorvgi, seda annab teha ilusti ja inetult, et ma arvan, tehase majaga on sama lugu.